tere hommikust. Siin ma nüüd olen metsas. Ma täna mõtlesin pikalt, mida ma selga üldse panen. Teate, kuidas ma olen õnnistatud? Mul on nüüd üks peegel siin. Pisikene peegel. Vot. Ja nüüd ma olengi selline, nagu ma olen. Väike lehmakirgas. Ja päike on mõnusalt naeratanud ka minu ihule. Mina olen selline punakas alguses ja siis pärast hakkab mingi pruuni värvi kuskilt välja tulema. Kuidas sinul selle värviga lood on? Aga jaa, teate, nii huvitav. Ma olen saanud hästi palju, vaadake, seal olen mina. Ja seal on Lussi. Ja, et ma olen saanud hästi palju tagasisidesid, eriti nüüd peale seda, mis siis tuli see Hingetee podcast välja. Kirju väga mega palju. No mis te arvate, jooksin kokku veits? Et kes ei ole veel vastuseid saanud, saavad omad vastused, nii et natukene armu nende asjadega. Mis ma siin ikka kokku jooksin, selles suhtes, et mega tore, et selliseid tagasisidemeid on hästi palju ja äratundmisi on palju ja inimesed, kes vajavad selgust ja väga paljud teist ka jagasid lihtsalt oma kogemusi elust ja nii edasi. Mega tänulik teile. Siinkohal tahan ikkagi nii hirmsasti ütelda teile, et teate, kui teil on jagada maailmaga midagi, oma arvamusi, värke-särke, siis palun tehke seda. Seepärast, et ikkagi, kui mina ei oleks ka tulnud oma asjadega välja ja poleks hakanud teiega jagama neid numeroloogilisi taipamisi ja ma elan ju totaalselt numbrite maailmas. Te ei kujutate isegi ette, mis siin kõik toimub. See on lihtsalt mega. Vaatan, kas memm jõuab järgi. Ei jõua praegu. Siis juba läks jälle mõte ära. Kujutate ette, kui kähku käib see asi, jah? ATH eesti keeles siis. Ja siis jagage palun ka maailmaga oma teadmisi, oma toimetamisi. Tehke seda omal moel, kes kuidas, eks ju, kes YouTube'is, kes Facebookis, Instagramis, igal ühel on teatud omad elu taipamised. Ja kes ongi süvenenumalt kuskil mingis teemas kinni, siis palun jagage, seepärast kunagi see ei tea, kes vajab just seda infot. Ja aitäh ka tagasisideme eest nende külaliste osas. Ja ma saan aru, paljud ütlevad, et kuidas ma jõuan. Ja teate siis nii nagu Helena Koit, jah? Oi, täitsa pekkis, kuidas meil läks näpust ära ikka. Hoho. Tead, kui ma poleks pidureid peale tõmmanud, ma oleks vist ikka tõmmanud kohe mingi 24 tundi kohe jutti ära. Et see oli nii naljakas, see elukaaslane, kes ka vahepeal vaatamas nagu ukse pealt, et nagu päriselt või? Päriselt. Niimoodi see läheb. Aitäh sulle, kallis Helena, kui see juhtumisi nüüd satud kuulama. Oleme mõlemad hõivatud naised. Ahah, vaadake. Memm tõmbas pidureid praegu. Ja, et aga kuidas ma jõuan? Võt nii jõuangi. Ehk siis see on Human Designi järgi manifesteeriv generaator. Ma saan väga hästi aru ja samamoodi ka see, et ma olen numeroloogiliselt 16. Ja teie ka, kes te 16. päeval seal sündinud olete, et kommenteerige siia, kuidas te jõuate. Kas tundute ka mõndade jaoks lihtsalt sellised mega metsikud inimesed, seepärast, et ega me oskame väga hästi ka üksi olla. Nii ma tulin kähku siia, et memmele märku anda, et ma olen siin. Sest memm hakkas juba minema kuhugi teises suunas. Umbsel, siin olen. Tere, Kalju. Memm käis eile saunas muga. See on nii naljakas, teate, siis kordub see eluetapp minu elus, kus ma olen juba mingi aeg olnud. Aga ma ei oleks arvanud, et ma jõuan siia, mida ma olen lapsepõlves unistanud, siia kohta elama. Ma olen mega tänulik. Kõik see vajas toimetamist, kõik see vajas planeerimist ja teate, siis tuletan meelde ka seda, et mäletate, kui ma rääkisin teile vist, kas oli 17. mai. Et nüüd on see koht, kus kohas lihtsalt kirjutage palun üles oma tunnistused oleviku vormis ja hakkavad mega kiiresti kõik täituma. Ükskõik, mis kuupäeval tega seal sündinud ei ole, lihtsalt uskuma peab. No, mul on pluuse ja rohi peaaegu sama värvi. Ei olnud juhus. Tegelikult on mega soe. Kirjuta, kus kohas sa vaatad, kui soe sul on. Meil on praegu kell vist 7. Ja nii põnev on. Ma nüüd hakkab lappama see asi, mis ma tegelikult, miks ma tahtsin tulla siia.
aga ma proovin siis oma mõtteid koondada. Esiteks oli see, et aitäh kõigile, kes on nüüd kanalil olnud, aitäh kõigile, kes on näinud seda Hingetee podcasti. Varsti panen ka selle materjali endale siia üles, meil on mingid teatud kokkulepped, millal mina saan seda teha, vaid kes pole vaadanud, siis varsti on see ka siin meil YouTube'i kanalil, meil numbrite keel, te olete ju siin. Aga numbrite maailmas siis nii palju, teate, numbrid on mega huvitavad. Esiteks sellised asjad, mis ma olen tähele pannud, et paljude klientid, mitte paljudega, ma ei saa tegelikult öelda, veerand klientidega äkki, on siis mul sünnikaardi analüüs ka kattunud, lõpuosa. Mul elukaaslasega täpselt samamoodi. Ehk siis, kui teil eluteed on sarnased, siis järelikult olete eelmistes eludes olnud sugulased. Ja see on nii kummaline, eks ju. Ehk siis, kui teil on elutee üks ja sama elukaaslasega või näiteks mingi koostööpartneriga ja kui sa temaga tuttavaks saad, siis on selline tunne, et sa juba tunnetad. Ja see ongi nii põnev. Aga siit tulevad mängu hästi huvitavad värgid. See, et mis päeval ta on sündinud, see, mis kuul ta on sündinud ja nii edasi. Sellepärast, et teatud asjad nagu justkui tundub, et elutee number ütleb, et täpselt samamoodi, vaata, toimetate ja teete ja kõike värki-särki. Aga energiad on nii teistsugused. Et see on nii huvitav tähele panna. See on ka romantiline on ikka, ma pean teile näitama, vist juba näitasin ka. Meil on mingisugused omad kohad nüüd, kus me kõnnime siin, niimoodi siksakki teeme. Et jälle muutus teema, eks ju. Nii väga kiiresti see käibki. Ja, et püsi kanalil ja kuule informatsiooni ja siis see, mida ma tahtsin teile ütelda. Et seesama koolitus, mida ma olen nüüd teinud ametite kohta, siis edukuse koodi kohta. See on praegu vaadatav siis klubi liikmetele ja ma lihtsalt ajapuuduse pärast ei ole saanud seda koolitust veel panna üles sinna koduleheküljele, sest ma tahan seda natuke teistmoodi teha. Mitte teistmoodi selles suhtes, et seal info muutub. Kindlasti muutub ka, sest et teate, kui ma kaamera ette saan, siis ma ei tea kunagi, mis sealt välja tuleb. Et see on nagu selles suhtes huvitav. Mul on ikkagi kõik materjal sama. Lihtsalt see, et ma teen seda üksinda, siis seal mitte seltskonnaga. Valmistan ette teile, selles suhtes, et te saate uudiskirjast teada, siis kui see on kodulehekülje kaudu saadaval. Ehk siis Fientaga on see ühendatud. Siis see, et järgmise nädala pühapäeval on vestlusõhtu. Et vestlusõhtu teemaks on siis suhe rahaga ja suhe teistega vist äkki, ma ei mäleta, mis see pealkiri on, aga uskuge mind. Kindlasti see vestlusõhtu mõte ei ole see, et ma jään sellesse teemasse, sest teie kujundate seda vestlusõhtut ja see saab mega huvitav olema. Et kui sul vähegi on aega, siis seal pühapäeval osaneda, siis hüppa paati. Fienta kaudu otsides üles numbrite keel, leiate selle informatsiooni ja kui ma nüüd ei eksi, siis on ka koduleheküljel see info olemas ka. Nii et hüppage paati. Veedame koos mõnusalt aega numbrite maailmas. Ja sellepärast, et nüüd kui ma elan siin Kesk-Soomes, siis vähemalt praegu ma ei tea, et ma tuleksin Eestisse. Ma kunagi ei tea seda muidugi. Ma tean küll, millal ma tulen, aga et sellistesse nagu vestlusõhtut nüüd kohe füüsiliselt tegema hakata, seda ma veel ei tea. Et vähemalt praegu plaanis pole. Ja kui sina näiteks oled mõelnud, et sa tahad oma sünnipäeva seal lõbusemaks teha või sa tahaksid näiteks oma tiimile midagi lahedat pakkuda numeroloogilist, siis Zoomi kaudu ma olen täiesti valmis osalema, et kirjuta mulle sinna numbritekeel@gmail.com või siis oli info@numbritekeel.ee. Te leiate koduleheküljelt selle informatsiooni. Hea meelega osalen, hea meelega arrutan teid lahti. Ma vaatan, kuhu memm läheb. Kurja, meil on auto nii vale koha peal. Vahet pole. See auto jääb nüüd mitu korda sinna ette lihtsalt. Las ta olla, sest ma olen tahtnud kuidagi vältida isiklikke asju. Mina olen ainult see isiklik, et ta sinna ette. Vahest ikka tuleb midagi vahele, vahet pole. Ja, rassi tuleb selline niisugune. Memm on kokku jooksnud. Ohoh, ma mõtlesin just asja. Nüüd ma läksin küll, astusin vist valesse. Ühte kohta, kui ma astuda ei oleks pidanud. Saate aru küll, on ju 3 koera. Ma vaatan, kas ma panin. Tere!
no tere! Näete, memmel peas vassis. Nii palju peab kõndima hommiku vara. Ja. Kui te näete need tirtsudel jah, neid patse, siis iga õhtu ma võtan patsid ära ja siis ma masseerin neid ja siis, kui memmel on pats lahti, siis tal ongi süsteem koos. Seepärast, et siis ta absoluutselt ei näe. Ja eile õhtu juhtuski see lugu, et peale vanni siis ta tahtis minna oma hädasid tegema ja siis ta pani suuna täiesti teise kohta. Nii et tema otsustas, et tema läheb maja juures täiesti järve äärde. Napsisin ta kinni. Ja siis ta oli üllatunud, et mina olen ka seal. Meil on ikka siin kogu aeg nalja. Nii, lähme vestlusõhtu juurde tagasi selles suhtes, et ma tahan meie selliseid ühiseid kohtumisi teha iga kuu viimasel pühapäeval. Võib-olla mingil ajal see jääb lihtsalt ära. Siis te lihtsalt ei näe seda ja ma ei tule sellest rääkima. Ja vaatame, et ma pole Facebooki grupis ka käinud lobisemas teiega, et teeme võib-olla selle nädalavahetusel, eks ma annan sellest jälle teada. Ma vaatan, nüüd on lihtsalt nii mega ilusad ilmad, et nüüd peab mõtlema väga sügavalt, kas seda teha hommikul või teha seda õhtul. Nii, ja siis tuletan kõigile meelde, kes ei ole kirjadele veel vastuseid saanud, et ma vastan teile kõigile. Mitte kedagi ma pole ära unustanud. Lihtsalt seda infot tuli nii palju. Mis ma veel tahtsin rääkida? Teate, kui põnev? Ma jagan teiega ühte värki. No eile ühesõnaga ma mõtiskisin pikalt selle asja üle. Meil käib siin hästi harva külalisi, aga eile siis tuli minu elukaaslase isa, keda ma juba mitu korda näinud. Selline oma jope ja siis tema elukaaslane, kes ei ole siis mu elukaaslase ema. Ja see oli nii naljakas. Ma pole ammu sellist asja juba läbi elanud, selles suhtes ma olen ju ikkagi eestlane, on ju. Ja siis mu elukaaslane on soomlane. Ja siis, kuidas mind hinnati niimoodi varvastest juuksekarvani ja siis ülevalt alla mitu korda ja siis ma ikka täiega kõkutasin naerda enda sees. Numeroloogiliselt ma tean kohe, kes need inimesed on, kes niimoodi teevad. Ja siis muidugi üks märkidest on see, et see inimene ei ole iseendaga rahul. No te tahate kindlasti neid numbreid teada, eks ju. No siis ma ütleksin niimoodi, et sünnikaardis on tal hästi palju 15 näiteks või siis 6. Mis tal veel võib olla? No, tal võib palju numbreid olla, 19 näiteks 17 ja ma täpselt ei teagi, millal see naine sündinud on, aga see oli mega huvitav. Siis täna hommikul ma mõtlesin, et vau, meil on kodus ainult üks peegel ju. Ma olen iseendaga nii selline sina peal, et mul on päris tšiki-priki olla. Kunagi mul ei olnud niimoodi. Minu sünnikaardis on ka 15. Ja, et siis kui ma sain sealt kuradi keeriselt maha, ütleme niimoodi oravarattast, selleks muidugi hästi palju aitas mind ikkagi numeroloogia, siis on kuidagi loksunud kõik asjad paika. Miks ma sellest räägin ja nii nagu Helenaga ka rääkisin ja paljude teiste külalistega, et me kõik soovitame tegelikult seda, et uurige ennast erinevat meetodit pidi. Kõik need koolkonnad, kõik need meetodid aitavad rohkem teid endale lähemale, et te saaksite aru, mis energiast olete. Ja kui te olete saanud, siis siin on tegelikult nii mega palju neid külalisi ja ei ole oma meetod, lihtsalt tunnetage ära, mis on sinu oma, eks ju, et ärge hulluks minge. Et kõik ei ole vaja. Teie keha ütleb, mis on teile vajalik. No ja siis eile läks küsimuseks siis nendega, et aga mis tööd ma teen? See on kõige megavam koht nagu. Mis tööd ma teen? No nii, elukaaslane ei taha, et ma ütlen, et ma olen numeroloog. Nii, okei, mis ma siis ütlen? Mulle endale see üldse ei meeldi, et ma ei tohi ütelda, et ma olen numeroloog, seepärast, et Soomes ei saa aru nagu sellest. No, kes ma siis olen? No, terapeut, psühholoog, no. Siis Vene koolkonnas mul on olemas diplom selle kohta, et ma olen numeroloog ja psühholoog. Atesteeritud. Eestis ei ole. Soomes ka ei ole. No mis ma siis ütlen? No, tegelen inimestega. Ja siis oma elukaaslase arvates ma tegin ühe väikse apsaka, muidugi ma ütlesin, mul on jumalast savi. Issand, ma vaatan, et ma jälle siia kohta ei astu, kuhu ma astuda ei tohi. See on nii pisikene koht. All right. No vot,
Ja siis mõtlesin, et teate, et kui et see maitan inimesi leida see teekond iseendani, et mida ta tegema peab ja seda läbi numbrite. Ja siis peale seda oli nii huvitav natukene vaikust ja siis oli see, et oota, aga sul seda koristusfirmat ei olegi või? Saite aru küll, on ju? Ridade vahelt oli see, et aga nagu mingit päris tööd ei ole või? Jaa, ei, on küll, on. No ja siis ma mõtlesin siis saate aru, mul ikka täiega nagu jooksis, mitte ei jooksnud kokku, aga ma mõtlesin, et Jeesus, appikene, no nagu päriselt või? Noh, okei, mängime siis teemängu selleks, et kõigil oleks hea olla. Ja siis ma ise mõtlesin ka ikka peale seda tükk aega, et ahah, kui palju on seda massi, ma olen sõnatu natukene, nagu te aru saate, on ju. No vot, ja siis mul on see Soome kanal, numeroiden kieli, et kui sa soome keeles mõikad, siis ka käi vaatamas, muidugi oma emakeeles, eesti keeles, mul nagu siin on väga palju materjali. Ja siis ma saingi nagu mingil hetkel aru, et see on nagu nokk kinni, saba lahti, et see justkui nagu areneb, aga justkui nagu jääb mingites kohtades, sellepärast et soomlased võtavad kergemini vastu näiteks tarokaarte ja kõike, mis on kaartidega seotud, eks ju, ja siis ka astroloogia on nende mõistusele nagu arusaadav. Aga numeroloogia, mis see siis veel on? Ja, et see on nii naljakas. No võt, sina, kes sa elad seal, kus sa elad, ükskõik mis riigis sa elad, ka kommenteeri siia, et kuidas sul nende asjadega on, millega sa näiteks tegeled, kas oled ka seal mentor, coach, numeroloog, astroloog või aitad inimesi, et kuidas sind on selles suhtes, kas vastu võetud, seda ma ei teagi, kas see küsimus on nüüd just see, sest ausalt öeldes mul on täiesti ükskõik, seepärast, et mina olen lihtsalt mina. Ja sellepärast, et teate, siis ma sain aru väga hästi, et siis, kui sa oled selline tavaline, et sa ei mõtle, et sa ei ütle, siis on nagu kõik väga hästi. Sa lihtsalt teed neid asju, mida peab tegema. Ma eile nägin neid mustaid väga palju, aga nüüd ma olen juba sellises vanuses, et ega ma niimoodi ei taha kõigile nagu lihtsalt meeldida. Ja siis ma ütlesin ka elukaaslasele, et ausalt öeldes mul on täielikult oma arvamus asjadest. Ja mis on 16 selline omapära on see, et ka kommenteerige palun teie siia, kes te olete 16, et kas te ka jääte lihtsalt vait ja siis te jätate sellise mulje vaata arvatavasti, et nagu sa oled loll. Aga räigel meeldib see mäng selles suhtes, et kui mul ei ole mitte midagi öelda, päriselt mul ei ole mitte midagi öelda, seepärast, et ma näen, et esiteks energeetiliselt ma juba nii kaugele jõudnud, et ma tajun inimese energeetikat väga hästi. Aga mis ma talle ütlen? Ja eelkõige see, mida ma olen aru saanud siin kanali peale, et ma ei peagi mitte midagi ütlema, kui mult ei ole küsitud, eks ju. Aga öelda oleks nagu mega palju. Ja siis ongi see, et siis lihtsalt hakatakse mulle ütlema mingisuguseid asju, eriti just nüüd, mida ma siin näen, on ju. Ja siis nad arvavad, et ma mingi oinamik ja siis ma ise kõkutan naerda ja mõtlen, et okei. Jaa. No siis on nii. Mis ma ikka ütlen, siis on nii. Ja kui palju meie seas on selliseid inimesi, kes teavad väga palju, aga välja ei ütle, aga teate, teile ma ikka ütlen. Ma ei jäta ütlemata, sellepärast minu meelest on nagu mega kihvt see, et tulla lihtsalt oravaratast maha, hakata aru saama, kes sa oled. Ja nii ongi. Ja ma ei saa üldse kohe mitte vaiki olla, vist oli see niimoodi see ütlus, jah. Ja siin me nüüd oleme, vaata, tututame teiega. Ja selles suhtes on kihvt küll, et me oleme nüüd juba pea 3 aastat koos olnud ja elukaaslane tihti peale küsib mu käest seda, et kes on kes ja mis number ja mulle nagu megalt meeldib see. Ja kõik ei peagi sellest aru saama, iga ühe jaoks on mingi oma meetod. Mitte, et ma vähendaksin tarokaarte, absoluutselt mitte, sellepärast, et ka mina kasutan neid ja tulen arvatavasti kasutama neid mingi aeg natukene aktiivsemalt. Ja siis, kui sa nüüd sattusid vaatama seda Timo Reinpali ja minu vestlust, siis sealt tuli hästi kihvtilt välja ka see, et tema on ju koolkonnast õppinud asju ja siis ta uurib juurde. Mina täpselt samamoodi, see maailm ei lõpe kunagi, see on nii huvitav. Ja pluss need erinevad podcasti külalised, kes avardavad maailma nägemust hoopis teisest prismast, et see on ikka mega võimas. Teate ausalt öeldes, et ma ei teadnud, et mu elu läheb nagu nii vingeks.
nagu teadmiste arusaamade poolest, aga see on alles teekonna algus, ma ei kujuta ette, mis siit edasi saab. Et siin on memm, S-sugi ta aru ei saa, kuhu me läheme. Väga hea, et ma panin sellised värvilised riided täna, ma nagu väike lammas, vähemalt näeb. Mul on tavaliselt musta värvi riided seljas, siis ta ka näeb mind väga hästi. Nii, kihvt on see, nii kui mina peatun, tema ka peatub. Ja kui mina liigun, siis tema ka liigub. No vaatame, kas liigub. No liigub, näete jah. Nii, nüüd ma jään seisma. Näete, seisab. Katse. Katse. Katse on soome keeles pilk. Võt niimoodi. Ja siin me siis oleme. Täna tuleb mega lahe päev. Ja teie kallid suulised kliendid, ma ei ole mitte kedagi ära unustanud, uskuge mind, mitte kedagi. Mul on kõik ilusti üles kirjutatud, ma olen selles suhtes hästi kohusetundlik. Ja nii nagu traditsiooniliselt ikka, natukene venivad need asjad, aga kõik juurde ma jõuan. Vot, nüüd, mis ma siis siia lõpetuseks veel tahan ütelda. Oh, kui ilusasti praegu harmoneerub see minu bluusevärv ja siis rohi. Ja. Ahah, nemad juba hakkavad loobuma, vaadake. Nemad enam ei jaksa. Nagu päriselt nii mitu ringid mõtled nagu teha või? No vot, lõpetuseks tahan ütelda seda, olge teie ise. Ärge laske ennast kõigutada. Ja see, mis mina ise olen aru saanud, see on muidugi mulle turvaline niimoodi. Ma ei ütle siis, kui minult ei küsita. Ma olen enne olnud väga ütleja tüüp. Ja muidugi vastu perset saanud ka. Ema oli väga lahtise käega. Eriti kui ma noor olin, siis kui mulle midagi ei meeldinud, ma kohe ütlesin vastu. Laksaki sain ka kohe ära. Nurgas seisnud, kuulge, nagu megapikalt. Kommenteerige. Ja, mitte, et ma vähendan oma ema, ma olen ise oma ema valinud endale, nii et aitäh ema, et sa selline oled olnud. Et pulli on saanud. Ma pole mingi kõige lihtsamatest lastest olnud. Ja vot nii ongi. Aga olge teie ise ja julgege olla teie ise. Aga muidugi, mis ma tahan teile siin öelda, tutvuge endaga, tutvuge. Saage aru, kes te olete sellepärast, et ega kui sa ikkagi pritsid nagu mega palju seda oma miinuspoolt välja, siis ega see muga pole mitte kellegi eelkõige sulle endale. Sellepärast, et negatiivset energiat on mega palju ja kui sa sellega tuttavaks saad iseenda negatiivse poolega, siis sa tead vähemalt, miks on sinu ümber kõik nii nagu on. Sest me ise loome oma reaalsuse. Ja nii nagu te näete, mina ka loon oma reaalsust. Memm paneb koju praegu minema. Temal on oma reaalsus. Tema enam ei viitsi. Nüüd läheb pulliks, seepärast, et nüüd ma pean hakkama vaatama, kas ta ikka läheb kodu poole. Vähemalt tal peaks täna nagu navigaator hommikul väga hästi töötama. Hommikul on ta väga selline ergas. Võt, kommenteerige tegelikult ka siia, et kas teil on, issand, kui vana ta on praegu, 14 äkki või? Ma mõtlen, kas ta on 14. No ühesõnaga ma ei mäleta praegu. Ma ei mäleta. 19 päeval sündinud igastest, seda ma tean. Ego on tal väga hea. Liissu teab täpselt, mida ta tahab oma elust. Tema naljalt ei lase ennast mõjutada. Kuidas teil on selle 19. päeval sündinud? Väiksed päiksekiired meil siin. Jah, nii meil on omad head ja vead. Aga teate, siis kui on näiteks 19 number teil sünnikaardis on ametite kolmnurgas, see viitab väga tugevalt sellele, et sa peaksid olema esiteks ettevõtja kindlasti, omaenda boss, või siis näiteks kui sa oled alluvuses tööl, siis sa peaksid olema kuskil sellises kohas, kus sa saad organiseerida ja teha midagi, sellepärast, et muidu sul on nii palju energiat, et sa hakkad lihtsalt teisi inimesi oma energiaga maha suruma. No võt nii. Või siis teisalt on see, et kui sul on väga palju selliseid numbreid, mis veel sind vähendavad, siis sünnikaardis. Ja sul on ametite kolmnurgas 19. Ma nüüd vaatan teist kogu aeg mööda, seepärast ma pean vaatama, kas memm jõuab koju. Jõuab. Yes! Oled jõudnud sihtkohta või sihtpunkti. Ma ei tea, kuidas eesti keele navigaator ütleb. Soome keeles ütleb ta teistmoodi. Memm jõudis sihtkohta. No vot, 19. Te hakkate lihtsalt ennast vähendama, ennast seespoolt põletama, siis on masendus ja siis on igasugused muud asjad ja muud värgid, särgid.
ja kusjuures teate, ma ei tea, ma tahan praegu räigelt ütelda seda välja, aga no ma ütlen ka, arvatavasti kellelgi on need asjad vist seal teil. Et ai kurja, see on nii valus ma ei tea, ajab naerma, aga tegelikult see pole naljakas. Ma natuke näitan ka teile, mis meil täna juhtus. Tervise kolmnurgas, kui on mingi teatud number, siis on üks number selline. Te tahtsite tervise kohta ka teada. Ma praegu tegelen sellega, et ma teen eelmiste elude sellise väikse kursuse ka, aga ma vaatan, see tuleb arvatavasti juunis välja. Aga tervise kolmnurgas on üks number, kui teil on olnud vähki näiteks suguvõsas, siis see number on täiesti sünnikaardis olemas. No, ma natuke näitan teile. Ma ei tea, kas see nüüd alles on. Vaata, nüüd ma liigun natuke niimoodi. Vot, et siis tervise kolmnurgast tuleb ka hästi palju asju välja, eriti kui teil on näiteks mingid depressioonid, värgid, särgid, siis uskuge mind, te liigute miinuses. Oleme siin nii palju tööd elukaaslasega teinud. Vot, no näete. Siin ta võttis traktoriga asju, igasuguseid põõsaid välja. Eile alustasin mina sealt. Ta tahtis küll teha sellise ühe trimmer, mitte trimmer, aga ma ei teagi, mis asi see on, raivaussaha. Tahtis hakata põõsaid ära võtma, aga ma hakkasin ise neid võtma. Seepärast, et see on natuke paremini. Eestlase värk, ma olen hästi põhimõtteline alati. No vaat ja siis täna, ma ei tea, kas te näete, vaip on tagurpidi. Täna ärkasin ülesse. Memm enne sauna ei teinud oma häda ära ja näete, siis häda oligi käes, hommik oli see vaiba peal. Äkki panin likku. Ehk siis vaibapesu on ees ootamas. Tuli pikk jutt, aga no, ega see nüüd nii sitt ka ei olnud, olgem ausad. Väga ilus ilm on. Ussusta põõsastega senga ühele poole. Ei saa näidata praegu. Neid on mega palju, liiga palju. Kuulge, aga siis ma lähen oma jutuga veel sinna. Tuletan veel teile meelde, et olge palun ise need, kes te olete. Ja teiseks siis seda ka, et äkki see koht, et öelge siis, kui teilt küsitakse. Seepärast, et tihtipeale on võib-olla isegi vaikus parem. Aga te näete, ma mustasta põõsaid. Ja siis see lugu ka, et vestlusõhtule tulge läbi Fienta, saate need ajad broneerida ja koduleheküljelt leiate ka informatsiooni. Ja kui sa ei ole veel kirjutanud oma unistusi üles, siis tee seda. Ehk siis tulevikuunistused oleviku vormis. Teate, mis ma nüüd nägin üht asja? Ma vaatan, et ma siin niimoodi väga ei keeruta. Meil on need mõrd või katiska või mis, kuidas seda üteldakse. Läksin praegu vaatama, ma nägin seda natukene. Meil peaks seal üks haug olema. Ja kuna eile oli nii kiire päev, siis mõtlesin täna seda veel välja võtta, nii et täna peaks üks haugi poiss seal olema. Ja minule eeslaslikult ma tahaks väga kuivatada haugi. Ja teate, kui põnev on? Vaat siin saate ka kommenteerida, kes te olete söönud kuivatatud haugi. Minu elukaaslane maitses seda, ütles, et mis asi see veel on. No vaat see ongi selline hea asi, mida suhu pista. Mina suur õllemees ei ole, alkohol on mind mahe jätnud õnneks juba aastaid. Kunagi ikka sai õlut maitstud ja sellist asjaga. Nüüd alkohol on läinud, sellega on finito, aga ikkagi sellest kalast, kuivatatud kalast ma ei saa kuidagi üle ega ümber, eriti kuivatatud haugist. Nüüd ma lõpetan, ma jäin nagu liiga palju siia plätrama. Ehk siis väga pikk video tuli. Et üks peegel on meil ainult kodus, pisikene. Täitsa nii tšivo. Ajab asja ära. Mis siin ikka, kaloss jalas ja metsas. Näete, vaadake. Aba. Nägid, actionisse läheb siin praegu. Nüüd sa tuled minu juurde siia. Oi, millised musitajad. Võt, okei, lähme laiali. Kommenteeri, kus kohast vaatad.
ja kes sa oled, millises riigis. Ja teie Eesti riigis olevad inimesed ka, palun rääkige seda, et see, millega sina tegeled ja kuidas see on sinu tutvusringkonnale vastuvõetav. Lihtsalt huvi pärast, sellepärast et see, mida ma olen tihtipeale tähele pannud, et on need jälle klientide jutud. Näiteks kui on fotograaf või siis on näiteks disainer või mingisugust sellist tööd teeb. Ja siis lähedased küsivad, aga millal sa päris tööle lähed? Aga mis asi on päris töö? Mis asi on päris töö? Minu meelest päris töö on see, et kui sa hommikul hüppad lihtsalt põrkega voodist välja, mõtled, jee! Sa saad teha seda, mida sa armastad. Vaat see on päris töö. See on minu arvamus. Ja. Täna ma ärkasin kell 5 üles, lihtsalt und ei tulnud ja siin ma olen nüüd niimoodi kõkutanud koos teiega juba mõnusalt. Ja minu meelest eriti nüüd, kui on ilmad nii soojad, siis tahaks kähku ära magada. Kuidas sul on selle kähku magamisega? Okei, jäin plätrama. Okei, tšau, tšau. Tšau, tšau.